Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Ja muide, 100. episoodini ei ole enam üldse palju jäänud. Täna on 45. osa. Ja meie külaliseks on täna armastatud Eesti näitleja, kirjanik, koolitaja, vaimsete teemade kandja Inga Lunge. Tere, Inga! Tere! Me tavaliselt alustame alati juurtest ja lapsepõlvest ja ma küsin alati ühe sama esimese küsimuse. Kus ja kuidas möödus sinu lapsepõlv? Hästi palju lihtsam küsimus minu jaoks oleks ja millele ma väga tihti ka vastust annan on, et kust sa pärit oled, siis ma ütlen Eestist. Aga lapsepõlve mõttes see ikkagi minu jaoks jaguneb ka veel perioodidesse, aga esimesed 5 aastat ja siis kõik koolivaheajad on minul seotud Pärnuga ja Pärnu Endla teatri kõrval majaga Õhtupaik 6. Praegu seal käivad just välised ehitustööd, ma teen renoveerimistööd ja seal kandi rajad, teed, hoovid, et need kannavad minu jaoks teistmoodi energiat ja Pärnu on siiamaani ikkagi väga-väga südamelähedane ja armas koht minu jaoks, kuigi seal nagu seda vanaema korterit enam ei ole, kus me elasime või see sai ära müüdud kunagi, aga minu tädi, ema õde elab veel praegugi Pärnus oma perega ja ma käin Pärnus ikkagi igal suvel vähemalt korra niimoodi ka koos oma õega ja lastega ja käime ikka Pončiku baaris ja kõik need vanad rajad läbi, et kus me oleme käinud. Et Pärnu küll siis ma tooksin vist selles mõttes välja, et sellise päris väikese olemise aja, kuigi et siis kui ema läks juba ülikooli Tallinnasse ja sealt edasi, et kui mul hakkas kooliaeg, et siis ma olen ikkagi juba Tallinnaga seotud. Nii et võib-olla siis nii-öelda nagu pooleks, et mingisugused natukene suurema lapse mängud ja sõbrad ja selline teismelise aeg on mul ikkagi Tallinnas möödunud. Aga kelleks väike Inga saada tahtis? Ma väga täpselt teadsin. Kui ma olin hästi väike, ma mäletan oma seda kõige esimest soovi, ma ei tea, kui paljud mäletavad just seda kõige esimest soovi. Mina mäletan, mul on selline kuidagi hästi ähmane pilk või pilt, et see võis olla siis mingisuguses Pärnu lasteaias, seal oli nii see sõimeosa, kui oli siis hiljem üks teine lasteaed, kus ma käisin Karusselli tänava kandis seal, et äkki seal siis, millegipärast, et kas oli pime, kas oli õhtune aeg või oli see talvine aeg, ma ei tea, et me istume põrandal ja meilt küsitakse, et kelleks me tahame saada. Ja mul on hästi selge teadmine, et ma tahan saada lillemüüjaks ja ma tahtsin saada ka selleks lillemüüjaks, kes oli, praegu on see siis Rüütli tänav, sest oli Kalevi tänava nagu otsas, seal olid tädid, kes müüsid lilli. Praegu on vastuse võlgu, et appikene, kas seal vist praegu enam ei olegi selliseid müügilette, aga mulle kuidagi nagu tundus, et see on maailma kõige toredam töö, kus sa saad inimestele lilli anda, sest need olid kuidagi alati sellised tähtsad ja toredad hetked, kui me käisime neid lilli ostmas, et kas oli siis kellegi sünnipäev või ma mäletan, kui oli tädil pulmad, et me käisime sealt lilli võtmas, et kui palju sa saad inimestele rõõmu pakkuda sellega, sa saad lilli anda ja
ja muidugi ma selle majandusliku poole peale lapsena ju ei mõelnud. Ja eks sealt edasi on olnud neid mõtteid nii ja nii nagu lastel ikka, et küll on mingil hetkel tahtnud arstiks võib-olla saada ja siis hästi selge siht ja suund, võib-olla see oli ka selline populaarne valik minu ajal, et majandust minna õppima. Ja kui me vaatan nüüd jällegi nagu kaarega tagasi praegusesse hetke, siis ma arvan, et ma mõnes mõttes olengi see Pärnu Kalevi tänava lillemüüja. Et ma väga naudin seda, kui ma mõndade mõtete või ettekannetega saan inimestele pakkuda seda sama rõõmu, mida need lillemüüjad seal minu lapsepõlves said pakkuda. Et nagu lilled on metafoor, et sa kingid lilli. Ilus mõte. Aga millal siis tuli selline väike näitlejapisiku mõte sinu pähe? Kas seda mäletad? Et võiks ju arvata, et et kui sa seal Pärnus elasid ja Endla teatri kõrval, et mine tea äkki siis, et minu rada vanaema töö juurde viis alati Endla teatri tagant ja seal ma nägin neid näitlejaid seal siis oma garderoobides askeldamas, aga ei, üldse mitte. Ja ei tulnud aga kusagil põhikooli eas, vaid pigem juhtus nii, et keskkooli osas vahetasin kooli ja kooli või selles mõttes, et see keskkool, kuhu ma läksin, see valiku põhjus oli hästi lihtne, seal õpetatigi lisaainena majandust. Nii et ma olin reaalklassis, meil oli siis süvendatud majandusõppega veel lisaks. Et ma arvan, et mõnes mõttes me nüüd, muidugi jah, kogemused tulevad lisaks, mingi seesmine tarkus, aga eks ma olin selline tubli ja aktiivne ja ju mind pandi esinema ka. Ja ma väga kartsin, et mul ikkagi see esinemisärevus oli fenomenaalsel tasemel, et kui öeldakse, et tõesti väga suur osa ja protsent inimestest tunneb ärevust avaliku esinemises, aga et see on üks väike osa veel neist, kelle jaoks see hirm on suurem surmahirmust. Ja mina kuulusin sinna kategooriasse. Ja ma sain aru, et see ei ole päris normaalne, et tuleb oma hirmuga natuke tegeleda ja läksin näiteringi. Ja tegelikult see läkski nii, et ma tegeledes siis selle oma hirmuga kuidagi jõudsin nii-öelda siis ühe oma kutsumuseni. Aga seal näiteringi seda esimest nüüd lavale minekut ka mäletad, et kui me räägime, et seal oli veel väga see suur hirm juures on ja et kui see esimene nüüd see etendus oli, mäletad seda ka? Ma mäletan ainult seda, et ma sain aru, et ega see ma mõtlen, et ega see siht ja suund ka ärisuunal oli see, et minus on siiski olnud hästi tugeval määral just nooruses selline soov ja tung maailma paremaks muuta. Ja ma arvasin, et ma saan seda teha siis läbi siis, ütleme, rahasid liigutades õigetesse kohtadesse. Ja kui ma siis ühel hetkel taipasin, et ma saan lava pealt panna inimese kuulama ja mõtlema ja muuta niimoodi nende elu, siis see kuidagi oli mingi äratundmine minus, et ma seda ärevust ei mäleta, ega see mõnes mõttes, ega ta ei kao, ta lihtsalt teiseneb ja mulle meeldib, kui mul on mingi kerge siuke hea võbelus on siin sees enne lavale minekut. See näitab minu jaoks seda, et ma ei võta liiga kergelt või ei löö käega. Ta kaob laval ära, et kui sa lähed ikkagi sinna rolli loogikasse ja rolli lähed sisse või lähed oma ülesannet täitma, et siis see seda enam kuidagi ununeb ära või. Mõned on ka küsinud, et kuidas, mismoodi sa tegeled oma selle esinemise ärevusega. Väga lihtne vastus on, et lihtsalt praktika, et lihtsalt pane ennast järjest nendesse olukordadesse, su keha ei jaksa karta lõputult. Et ongi esimest korda on väga õudne, peopesed higistavad, süda taob, kõht läheb kinni või lahti, sul on väga halb olla, sa arvad, et kõik vaatavad sind tohutu kriitiliselt ja naeravad kindlasti sulle ja mis kõik veel on ju. Aga teine, kolmas, neljas kord, ütleme 5 kord juba su keha saab aru, et ei ole mõtet. Siis sa harjud äkki ära. Ei ole mõtet. Ja siis sa lihtsalt mõnes mõttes harjud ära ja tekivad nagu mingisugused enda pidepunktid, et sa tead, kuidas siis seda eesmärki täita, milleks sa sinna lavale oled läinud.
Su kõige tuntum roll tavalise eestlase jaoks kindlasti on või üks tuntumatest on Pilvede all Piret, on ju. Et kas sa tunned, et sinus endas on ka natukene Piretit? Sa samastud temaga natukene? Kindlasti on. Et, ja ka vastupidi, et ma arvan, et Piretis või siis Piret Jakobsonis seal Pilvede all sarjas, et temas on kindlasti päris suur osa mind, et oleks seda mänginud mõni teine näitleja, oleks tegelane võib-olla hoopis teistsugune. Et nii ehk naa kindlasti me oleme teineteist väga palju mõjutanud. Kas mind, kindlasti on mingis osas, aga millises on võib-olla iseendana niimoodi keeruline öelda, et võib-olla seda keegi teine, kes kõrvalt näeb, oskab öelda. Kes teab sind? Jah, aga midagi ei ole teha, et need, kes mind ei tea, siis tihtilugu on see neile üllatuseks, et sa oled hoopis selline. Sest neil on jäänud selline arvamus, et kui nad on vaadanud ühte tegelaskuju, ütleme siis väga pikka aega, et kindlasti sa oledki täpselt, me oleme ju televiisorist näinud, milline sa oled ja, et unustatakse ära, et roll on siiski üks asi. See on päris hirmus, ma eile nägin ühte intervjuud Pasjaklubi tüdrukutega, et neil tuleb uus hooaeg ja siis räägiti ka sellest, et kui tüdrukud elavad koos, siis on, jagavad ära, et kes siis on see Kristina ja kes on ja siis öeldi, et Kristina on nii ebameeldiv, et tema küll ei tahaks kohtuda. Et see on päris halb, kui kellelegi pannakse niimoodi roll juurde. Ja. Ei eks neid nalju sai Pilvede all tegemise juures ka. Et ma mäletan küll seal neid hetki, kus isegi inimesed tänavalt, et kui seal olid, ütleme, mingid suhterägastikud, et seal üks noor näitleja sai trammis ühe proua kästiga kotiga pikki nagu vahtimist, ei saanud aruke, mis lahti on, et tõesti oli noor, ta ei olnud veel isegi ülikoolist oli meil nii-öelda. Ja ta ei saanud ise aru, miks see tädi teda ründas järsku. Siis selgus, et et proua oli vaadanud sarja ja ei pidanud õigeks siis selle tegelaskuju käitumist seal sarjas. Elu üllatab, saab trammiga kotiga saada. Aga on sul veel mõni roll niimoodi südamesse jäänud, kui sa nüüd tagasi vaatad? Et need rolle on ju päris palju olnud. Nad jäävad ikka natukene, igaüks omal moel ja erinevat moodi. Vahel jäävad mõndadest töödest jääb kuidagi hoopis hästi tugev side võib-olla kolleegidega või kuidagi meil tekib oma mingi sünergia ja siis see roll ei olegi võib-olla nii suurt jälge jätnud kui see koostöövorm ise. Aga kui praegu mõelda nüüd täitsa tagasi, ma hakkaks sealt algusest, ma mäletan, et ühe diplomitööna me mängisime Nukumaja, Ibseni Nukumaja, kus ma mängisin Noorat ja ma ootasin siis ise last ja kes nüüd teab selle Ibseni Nukumaja süžeed, seal on siis naine läheb ära mehe juurest ja eks ta Ibseni kaasaegsete jaoks oli omal ajal selline hästi revolutsiooniline ja selline ehmatav võib-olla siis see käsitlus ja seda perekonnapildi peegeldus. Aga kui ma seda mängisin noore naisena, kes veel ootab last, siis see mõjus ka siis kuidagi, ma arvan, selliselt väga teravalt. Et ma arvan, et see on üks töö, mis on kuidagi jäänud meelde, ja eks ta on teistmoodi kogemus ka siis last ootava naisena mängida mingit sellist väga psühholoogiliselt keerukat materjali. Aus vastus on see, et kõik need tööd, millega ma hetkel tegelen, on minu jaoks just need kõige armsamad, sest et ilmselt oledki siis kogu oma saba ja sarvedega seal kõige rohkem kas sees. Vaatame, mis sellest saab, et ma ei ole seda usku, et ära räägi veel, kui asju väljaski ei ole, on ju, et ma ei tea, sõnud ära. Vastupidi, ma räägin kohe, mine tea, võib-olla ei tulegi asja. Et meil oli just üks esimene lugemine oli nüüd ja mis on äge selle materjali, mul on üle tüki aja üks materjal, mis lööb mul silma särama. Ja selleks on Ingmar Bergmani stseenid ühest abielust. Ja seda on meil Eestis tehtud ka. Ja vaatame, kuhu ta kujuneb, sellepärast, et Bergmanil on ta tegelikult ei ole ainult 2 inimese tükk, vaid me räägime ikkagi nüüd siis filmiversioonist, on ju, ja seal on neid tegelasi rohkem, ja ta on kuidagi nagu tummisem ja mahukam.
aga see psühholoogiline pool seal taga on väga paeluv minu jaoks. Mis oleks huvitav on see, et praegu kuidas see liigub, on siis see, et ma mängiksin siis sama meesnäitlejaga koos seda 2 inimest tükki, kes mängis mulle partnerit siis Nukumehes. Minu meespartner, nii et nagu justkui aeg saaks, mingi ring saaks täis ja see oleks päris huvitav. Ja see on selline materjal, mida ei saaks mängida ilma teatava elukogemuseta. Et me ütleme, et ma praegu olen väga kuidagi sellest haaratud. Hoiame sulle pöialt. Aitäh. Kontserdikorraldajana ma võin tuua siin palju näiteid, et tead, läheb elekter ära või eks teatris läheb ka elekter ära või esineja ei tule kohale, et on sul jagada ka sellist mingit naljakat lavajuhtumit, mis tehniliselt oli selline naljakas apsakas tagantjärgi vaadates. Mis juhtunud on? Eks neid ikka küsitakse, tegelikult väga tihti on küsitud sarja kohta, on ju, et räägi nüüd ja siis ei oskagi nagu eriti midagi rääkida, mis neid naljakaid on ju, ja vahel on mõned naljakad hetked on mõne kolleegiga seotud, siis ei taha teist nagu täbarasse olukorda panna, kui sa hakkad sellest rääkima või seda meenutama. Ikka juhtub, muidugi juhtub. See oli miski, ma arvan, et kas see võis olla ülikooli ajalegi. Aga see on, sihukest asja ei ole rohkem mul olnud, et mul kukkus siis kujunduse paneel kukkus läbi minu, aga õnneks seal oli selle koha peal, ma ei mäleta, kas seal oli üldse kangas või seal ei olnud üldse midagi, ühesõnaga terve see raamistik lendas nagu järsku, et ma kuskilt haiget ei saanud ega midagi. Etenduse ajal? Ja. Et see oli selline, eks neid kohti, kus läheb tekst meelest ära, või läheb partneril meelest ära ja siis sa üritad hästi kiiresti arvutada peas, et mida nüüd nagu tegema peab või et neid kohti ikka tuleb ja nad on omamoodi naljakad, sellepärast et ega vahel on ka see, et partner ei saa aru, et ta on midagi unustanud, et mängib edasi. Jah, et mängisime siin paar aastat tagasi ka niimoodi aastaid järge mööda, mängisime Helgi Sallo, mina, Otsepp, Jüri Vlassov, Riho Rosberg, mängisime sellist materjali nagu trompetipuu ja seal oli ka, eks see on ikka rekvisiitidega, et mis asi peab mingil hetkel kuhugi jõudma. Ja me Otiga olime siis abielupaar ja märkame, et Helgil peab olema telefon, mida tal ei ole lavale tulles kaasas. No mobiiltelefon, mis peab olema, aga seda ei ole. Ja me juba mõlemad märkame, saame aru ka, et teine saab aru, on ju, et varsti nüüd tuleb see hetk, kus telefon heliseb, aga seda ei ole. Et kus ta siis heliseb. Ja me saame aru, et Helgi üldse ei ole nagu selle liini peal, jah, tema ei pane tähele. Kuni tuleb see telefoni helin, Helgi hakkab otsimis on näha tema seda paanikast silma ja ma ütlen, ma lähen jooksen, see on vist köögis. Et ma olin jõudnud õnneks juba nii kiiresti mõelda, et mis ma siis teen, on ju. Et eks selliseid hetki ikka tuleb ja endalgi ja tuleb teistel ka, et ikka juhtuvad asjad. Mõtlen, et võib-olla selline, nad tegid küll toreda üllatuse, aga üks kõige keerulisemaid hetki on siis laval mängida siis, kui sulle vimkat tehakse. Ja siis püüda tõsiseks jääda. Sellepärast, et ega publik ju ei tea. Publiku jaoks peab kõik olema väga normaalne ja loogiline. Oli minu sünnipäev ja ma sain 40 ja see oli koroona aeg. Ja erilist midagi pidada ei saanud, aga meil oli samal päeval oli etendus, oli Haapsalu kultuurikeskuses. Ja ma tellisin sinna kuidagi mingid väiksed suupisted ja niimoodi juba ette cateringilt. Aga mina tulin Tartust ja teised tulid Tallinnast ühe bussiga ja ju nad olid seal jõudnud oma sõjaplaani siis haududa. Ja hakkab etendus pihta ja kõik mängime ja täiesti suvalisel hetkel, ma ei mäleta, kes see esimene oli, kellega me seal mängisime, jälle mingi tohutu meeste kamp oli, see oli Gerda Kordametsa lavastus, professor sai värske õhumürgituse, mis oli siis tehtud selle Mehed ei nuta filmi järgi või baasil. Ja seal oli siis Indrek Talma ja Otsepp ja Kalle Sepp ja ühesõnaga terve plejad mehi. Ja ma ei mäleta, kes see tuli esimesel, mingi suvalisel stseeni hetkel järsku lava peal ütleb, räägib oma teksti ära, ütleb ja palju õnne. Ja ma olin, et see oli kuidagi nii ootamatu või et ja kuidagi ühesõnaga ja nad olid kokku leppinud, et iga üks neist peab jõudma etenduse jooksul, lõpuks ma sain juba aru,
kõik võivad jõudma öelda. Jaa, aga need olid väga nagu ebamugavatel hetkedel, et mingis kohas, kus sa pidid olema ise hästi zen, vaikne ja seal tasakaalus ja siis järsku tuleb, keegi sosistab, palju õnne. Või noh, ühesõnaga, et üritasid mind kogu aeg rivist välja saada ja see ei olnud üldse lihtne siis seal seda oma rolli suuta hoida. Aga oli tore ja muidugi, et nagu vahva, kui selliseid krutskeid tehakse peasi, et publikut see väga ei segaks, et kui vahel näitlejatel lihtsalt lõbus on. Ma jäin mõtlema, et huvitav, kas kättemaks tuli ka meestele? Ei tulnud, et tegelikult nad ise maksid ise endale kätte, sellepärast et minu meelest nagu Taalma on üks neist, kes võib mõelda küll igasuguseid vimkasid sulle laval välja, aga siis esimesena hakkab ise naerma ja ei suuda siis tõsine olla ja keerab selja ja pugiseb seal vaikselt. Et ikka, noh, et ega see ei ole neile ka lihtne, võid mõelda küll, et mis lähen ja teen, aga et see on keeruline. Kust tuli impulss hakata raamatuid kirjutama? Ma olen juba kooli ajal ja ka väiksena kirjutanud ikkagi ja seda pigem enese reflektsiooniks või kuidagi iseendast paremini arusaamiseks ja see muutus mingis mõttes nagu mingiks teraapia vormiks iseendale ja mulle meeldis ennast kirjalikult väljendada ja kooli ajal ka minu kirjandid olid ikkagi need, mis tavaliselt ära märgiti või siis mingid lõikeselt ütleme ette loeti. Aga siis tuli kuidagi see ülikooli periood ja ma ei mäleta, et ma siis oleksin väga palju kirjutanud, võib-olla natuke. Eks muidugi sahtlisse oleme kirjutanud ja kuhu iganes need asjad kunagi sealt sahtlist on ka kadunud, seda enam ei tea. Aga Toomasega kokku elama hakates siis kuidagi tekkis selline ka praktiline vajadus küll laulutekstide näol ja siis ta muidu vaikselt hiilis jälle minu juurde tagasi ja siis ja ega see raamatuteni jõudmine või see võttis ka veel kuidagi omakorda aega, et ma ikka mõtlesin, et mis nüüd mina ja selleks on ikkagi suured kirjanikud ja eks me ise oleme iseenda kõige suuremad takistajad selles osas, et aga ega muud ei ole, me võime oma peas igasuguseid asju mõelda ja fantaseerida, lihtsalt tuleb tegema hakata ja vaadata, kuidas siis tundub ja on. Ja nüüd on nii läinud tõepoolest, et ma arvan, kas mul on 7 raamatut välja antud äkki või erinevas vormis ja et sinna hulka siis seal on 3 lasteraamatut ka, et ja on läinud nüüd nagu mõni aeg, kus ma praegu olen kirjutanud hoopis muid materjale ja nüüd kuidagi ma tunnen, et vaikselt juba 1,5 aastat hiilib vaikselt tagasi see soov korraks ennast maailma eest peitu panna ja siis natuke kirjutada jälle, et mulle on kuidagi seda vaja, jah. Ma ei ole küll kahjuks ise ühtegi raamatut lugenud, aga mul meenus siis neid raamatu nimekirjasid vaadates, et mul üks raamat peab olema seal kapis, jah. Et sinna ma sain täna autogrammi, aitäh sulle, aga see üks raamat on Minu Karlova. Yeah. Kas seal tõesti ei ole kiire? Ja kuidas seda Karlova aeglast elustiili saada näiteks ka mujale Eestisse? Kõigil on selline rööprähklemine, kiire, tõmbleme, siis oleme närvilised. Kuidas seal Karlovas siis on nagu aeglasem? Kas inimesed teevad selle selliseks? Eks me muidugi teeme ise ju ja loome selle ruumi, kus me oleme. Kuidas see üldse juhtub? Vaata, kui sa mõtled kuidagi kooliaja peale, siis võib sattuda niimoodi, et mingis klassis järsku on selline hästi ühtne olemine ja hästi palju tehakse koos ja on üliäge ja tegelikult teises klassis, kas paralleelides või aastad enne või pärast ei ole üldse sellist koos olemise vaimu. Et kus see tuleb? Et see tuleb kuidagi sellest, et need, kes on need juhtfiguurid või tekivad mingid liidrid, kes tõmbavad kuidagi teised endaga kaasa ja nii see jõud tekib ja
ja praegu mulle tundub, et Karlovas on need, kes sealset seda piirkonna vaimu hoiavad, on kuidagi siukselt mõnusalt paigas inimesed ja mõjutavad seeläbi nagu tervet seda linnaosa ja seda näeb kuidagi Karlova päevadel näiteks või et kuidas ongi sellised mõnusad, toredad hoovides istumised või kas seal on kontserdid või kas seal on mingid vestlusõhtud või kuidagi, et see rabelemine jääb sellest linnaosast eemale, et sa võid seal, Tartu on ju nii väike, lähed mõni kilomeeter eemale, käid seal linnas ära ja tuled, aga mõnusasse sinna puudest majade rajooni tagasi, kus on selline rahulikum tempo, kus kassid kõnnivad omapäi ja on niisugune mõnus olla. Raamat Uus algus räägib soovidest ja soovide nii-öelda täitmisest siis on ju ise. Kas sa usud manifesteerimisse? Ma usun seda, et meil on sõnadest kõigil väga erinev arusaam. Et see kõigepealt peaks aru saama, et mida me selle manifesteerimise all silmas peame või mis see on. Et mitte hinnanguid andes, et ei, sa saad valesti aru või tema saab õigemini aru. Mitte seda, aga et me saaks aru, millest me räägime. Ma ei usu sellesse, et küll ma kujutan ette, nüüd mul on see Ferrari aasta pärast ja siis mul on see ja teine asi, on ju, et ei, ma ei usu sellesse. Ja ma arvan, et inimesed siis pettuvad ja mõtlevad, et mis see siis on, et ma siin manifesteerin, nii et veri ninast väljas, aga miks siis ei tule, miks ei juhtu midagi. Ma usun sellesse, et me tõmbame seda ligi, mis me ise oleme, mida me ise kiirgame. Ja sellega sa ei peta kedagi ära, tähendab, see on see aus olemine iseenda vastu. Et kui sinus ja sinu, ütleme, ümber on pigem see murepilv, et kõik on raske ja kõik läheb halvasti ja mul ei ole aega ja üks hädaorg. Siis nii ongi. Siis nii ongi ja kõlab õudselt, aga see ei muutugi niimoodi. Ja kui sa õpetad iseendale, see on, miks ma leian, et see eneseareng, ta on eelkõige, ta on iseendale vajalik või et sa näeksid, et tõesti, et tehes muudatusi iseennast ümber programmeerides on võimalik saada teistsuguseid tulemusi. Ja seda ma usun küll, et me tõmbame ise need asjad ligi, mida me ligi tõmbame. Küll neid, mis iganes, siis ebasubivaid suhteid kasvõi on ju, või et üks satub kogu aeg, ma ei tea, ühte tüüpi inimeste otsa on ju, et kuskilt see peab ju tulema on ju. Et selles mõttes ma usun küll, ma arvan, et me väga tihti inimestena nii-öelda manifesteerime endale seda elu nii, et me ise ei pane seda tähele või nagu seda teadlikkust on vähe. Et kogemata tehakse midagi sellist, mida tegelikult ei soovita. Et seda tulemust tegelikult ei tahetakse teistsugust tulemust, aga ei teata, et mida siis tegelikult, kuidas siis peaks tegema. Võib-olla see ka, et võib-olla me ei saa aru, mis keegi mõtleb manifesteerimise all, aga samas me ei saa sellest ka aru, et me ise kogu aeg manifesteerime endale kõik ellu, mis tuleb. Ja täpselt nii ongi. Ja seda tegelikult usun ka väga, et me ei saa mitte kunagi seda, mida me tahame. Me saame enamasti ainult seda, kes me oleme. Ja kes sa oled siis? Ja me saame need asjad, mis on vajalikud ja mis on meie arengu jaoks vajalikud. Ja võib-olla mingil hetkel ongi vaja, et asjad ei läheks nii, nagu sina egoistlikult soovid. Ja kui ma usun, et kui paljud kuulejad ka, et kui nad mõtlevad tagasi, mõtleme tagasi näiteks, mina saan öelda, mõtleme näiteks 20 aastat tagasi, võib-olla keegi on noorepärast nii palju mõtle, aga kui ma mõtlen tagasi, et mida ma siis soovisin, siis ma mõtlen, päris hea, et nii ei läinud. Päris hea, et mingid asjad nii ei läinud, nagu ma siis soovisin, sest et tegelikult see, kuidas on läinud, on päris õige.
ja asjad on liikunud päris õiget rada. Et me ise ei näe ja ei saa aru tihtilugu, mis see kõige õigem ja parem oleks. Et küll see elu näitab, aga me võib-olla ei oska vaadata ja siis aru saada ja siis jookseme ikka peaga sealt seinast läbi, kus me arvame, et peaks jooksma. Kohe jõuame sinna enesearengu bloki küsimuste juurde ka, aga ma olen veel siin raamatute juures, et kas seal hetkel on ka mõni raamat pooleli? Et kirjutada või lugeda? Lugeda, mida sa loed praegu? Ma just täna võtsin hommikul, selle mul oli see tunne, et ma tahan selle raamatu lõpuni lugeda just täna ja lugesin Florinda Donneri Chabonot. Sa küll ütlesid, et et jõuame nende enesearengu teemadeni kuskil hiljem. Vahe varsti jõuamegi, et võib vaikselt liikuda. Ei saa väga hiljem jõuda, sellepärast, et see ma olengi, et see käib minuga ükskõik, millest ma räägin, ta käib minuga kaasas. Mitte tehislikult, vaid nii lihtsalt on. Et Florinda Donner, et kui see nüüd nimi kellelegi midagi ei ütle, näiteks võib-olla ütleb Carlos Castañeda, siis teda peetakse siis Castañeda, seal oli nii-öelda ringkond naisi, kes siis sinna kuulusid sükke väike ja tal on sellised teistmoodi raamatud, et seal on küll niisugust müstikat ka omajagu, aga ta on ilukirjanduslik ja see oli nüüd, tal on 3 raamatut ja tegelikult Chabono on kõige esimene, mis ta kirjutas, aga mina nüüd lugesin tema siis järjekorras viimasena ja selle raamatu tegevustik on indiaanlaste juures, ühe hõimu juures, kelle nime ta siis seal ei nimeta, aga kus ta on siis antropoloogina. Ma pärast nüüd uurisin, et küll vaieldaks, et kas ta siis päriselt seal ikkagi ise oli ja kui palju ta on võtnud teistest materjalidest, aga see ei oma tähtsust. See raamat tekitas minus selliseid seoseid, probleeme ja arutlusi ja mõtteid, mida ma ei oleks mitte kusagilt mujalt saanud, mille üle ma olen tohutult tänulik ja ma praegugi siia sõites püüdsin lahti arutada neid mõtteid, mis minus oli, et kuidas see tekib, ühesõnaga ta räägib siis ühest tervest aastast ühe hõimu juures, kes on tsivilisatsioonist puutumata ja kuidas ta seal elab ja millised sealsed reeglid ja mismoodi ta sinna sulandub ja kuidas ta seal on ja üks selliseid, et nüüd välja tuua, et mis küsimusi seal on, eks neid erinevaid asju, mida ma enda sees nüüd praegu veel seedin, aga üks, mis minu jaoks näiteks tõstatus, ja eks me kõik loeme ju asju erinevalt, võib-olla kellelgi üldse seda seost ei tekigi, minu jaoks siis on kuriteo kontseptsioon meis, et mis asi on kuritegu. Ja kuigi see tundub nagu nii lihtne, mis mõtlesin, ma sain ju aru, kui keegi teeb midagi väga pahasti, ma saan aru, see on kuritegu, et võiks ju vastata hästi lihtsalt. Aga et miks mul seda raamatut lugedes see küsimus tekkis, ta kirjeldab juba, kui ta on, ütleme, see sündmus leiab aset seal kuskil raamatu poole peal äkki või. Ja ta kirjeldab seda, kuidas kui ta jõuab sinna hõimu juurde, muidugi nad kõik võõrastavad teda, et valge inimene on sinna sattunud ja lõpuks võtavad omaks ja siis ta saab sellest kultuurist ja kogukonnast kõik osa. Ja kui ta juba sinna jõuab, seal on siis üks noor naine, kes ootab last. Ja ühel päeval ta siis märkabki, et lähevad siis sinna džungli poole, läheb see naine, kes on lapseootel koos oma emaga ja et juba seal on kõik lehed kaetud ja et algab sünnitus. Ja ta jääb seda kuidagi eemalt põõsast jälgima ja ta kirjeldab seda nii ilusti, hästi pragmaatiliselt, lihtsalt seda kohta üldse mitte üle ilustades või üle värvides ja see mõjub, vähemalt mulle mõjus ja mõjub siiani see kuidagi väga tugevalt. Kõigepealt siis seda, et kuidas see sünnitus on imelihtne, et see naine lihtsalt sünnitab ära, plups, väljas, et see paneb teda kergelt muigama ja isegi naerma, et nii saab ka. Ja nüüd selle sünnitanud naise ema siis painutab ühe oksa alla poole, ta paneb selle vastsündinud lapse kuidagi sinna peale ja siis ta eemalt siis
antropoloog või kes see kirjeldab, ta kuuleb ainult, et käib krõksatus. Ja siis naised tõstavad selle platsenta osa, siis selle imiku sinna lähedesse mäitult sinna kuskile põõsa alla ja nad märkavad, et see naine nägi, nad noogutavad, ilma igasuguse emotsioonita nad lahkuvad. Ja siis ta läheb sinna juurde, näeb siis, kuidas sellel imikul on siis see kaelalüli on katki murtud, eks ju, ja sealt edasi, ühesõnaga, et mis seal siis, et selge see, et ta on ise šokis, kuidas ta näeb. Tegelikult on olukord on hästi lihtne ja pragmaatiline, ehk siis sellel sünnitanud naisel endal on veel laps, kes ei ole veel 3-aastane. Ja selleks, et hoida üht last tugevana, ja praegu, siis kui ta on seal lapseootel ka on ju, siis piima tekib rohkem, et ta suudab ühe lapse tugevaks kasvatada, et seal on mingi aeg siis, millal tasub järgmine laps saada, sellepärast, et muidu jäävad mõlemad nõrgaks, on ju. Et on oluline tugev laps sünnitada ja nüüd, kuna neil ei ole, et see tegu ise, mis nad teevad, et see on justkui tavapärane praktika. Ja nad ei tee justkui kurja või selleks, et ellu jääda, selleks, et õimu hoida tugevana, siis nad teevad selle teo ja siis just see sama, ja ühesõnaga, ma olen juurelnud enda sees, et kust tekib see süü ja et kui nendel see süü puudub, siis neil on see usk, et kui laps ei ole veel vaadanud täis taevast, siis tema hing lähebki otse üles ja neil on see endal hästi selge. Nad ei teagi äkki, et kuskil mujal on teistmoodi ja midagi on keelatud. Absoluutselt. Ja aga nii võib ükskõik millega, aga seal ta toob kuidagi just läbi selle sündmuse, mis on hästi terav ja ilmselt naisena, kes sa oled ema ka ja kui sa loed seda on ju. Ja siis sa kuidagi ma täitsa seedin seda ja ei ole mitte nagu vähe aega seda endaga kandnud seda, et kuidas see siis on. Kes selle hinnangu ja moraalse hinnangu siis annab ja mis asjad on meie ühiskondlikud kokkulepped ja mida me siis ja kui palju on siis selles seda, mis ma ei räägi praegu, ütleme eluvõtmisest, aga et kõiges muus ka, et kui palju on ikkagi see, mis meile kultuuris õpetatakse, mis meile inimestena õpetatakse ja mis on siis päriselt see, mis me siis selles allkolemuses oleme või et kuidas me neid head, kurja. Samal ajal nad elavad seal väga üle, kui on mingid, ma ei tea, muud asjad on ju, et neil on süda õige koha peal. Ei saa öelda, et ei oleks ja nad armastavad ja neil on kõik on, et nad ei ole selles mõttes metsikud. Näitab võib-olla, et on ohtlik see, et ongi selline üks mingi väike kogukond inimesi, kes on otsustanud, et elu käib niimoodi. Ei tea, kas on ohtlik, aga mis see õige on? Et kes see ütleb, et mis on õige? Et me anname hinnanguid, et me oleme praegu selles kohas meie, et kus me hästi plärtsume, hästi arvame, et igalühel on õigus oma arvamusele siin sotsmeedias ja igal pool ja kõik võtavad sõna ja taovad rusikaga endale rina peale, et neil on õigus, et mulle kuidagi tundub, et on vaja rohkem oskust suht kinni hoida ja kuulata ja jälgida. Et võib jääda mulje, et kui ma teen ettekandeid või olen podcastides või käin kuskil rääkimas, et justkui ma teeksingi seda väga palju läbi oma, nagu kui mind kutsutakse mulle pigem meeldib väga jälgida, mis toimub ümberringi. Ma pigem räägin vähem ja jälgin rohkem. Ja mulle tundub, et seda võiks olla. Et neid kohti, kus me anname hinnanguid ikkagi läbi selle, mis on meie kogemus või aga vaatamata, et kuidas võib-olla keegi teine on kasvanud või elanud või olnud ja miks ta teeb siis neid valikuid. Meil on iseendaga nii palju jamamist, et me ei saa enam teistest aru. Et see on see koht, kus me võiks jõuda, et tegeleda endaga nii palju,
et järsku vaatad, et oota, ma jõuan nüüd teisi ka märgata. Samas mulle tundub, et me arvame teiste kohta nii palju kogu aeg, et me ei jõua iseendaga tegeleda. Jaa, aga see on näiline. Et see on näiline, sellepärast, et me tahaks öelda, et kõik teised on nõmedad ja lollakad. Minuga on kõik hästi. Et me ei julge endale peeglis otsa vaadata. See on suur julgus. See ei ole niisama. Et oi, küll on mugav. Ei ole. Et vaadata endale peeglis otsa, et mis asjad on minu sees, need asjad, mis ei ole päris nii, millele ma ei kirjutaks alla võib-olla 100%. Ma avaliku elu tegelasena ma endaga mängisin mõnda aega sellist mängu, mängin mõnes mõttes siiani. Et vaat, kui ma ütlen mingisugust asja intervjuus näiteks täna siin, ütlen mingi mõtte või lause, siis ma annan endale aru, et selle võib võtta, ma ei tea, Õhtuleht, Kroonika, nad panevad selle suurelt esiküljele ja see ajaleht on, ütleme, selle nädal aega. Võt ma ütlesin ja pole midagi teha, ma ütlesingi, võib-olla see kontekst on teine, aga kui ma nii ütlesin, on ju, vahel muidugi tehakse ka nii, et pannakse mulle sõnad suhu, ma pole üldse nii öelnud, aga hää küll, see on teine asi, aga ütleme, et minu laused. Aga nüüd, need on need asjad, mis oled juba välja öelnud. Aga need asjad, mis sa mõtled. Ja kas sa oleksid nõus, ja mina küsin iseenda käest, kas ma oleksin nõus, et see, mis ma mõtlen, see oleks suurelt kuskil pealkirjana. Inga mõtles nii. Et see oleks avalik. Ka minu mõtted oleksid kõik avalikud. Ja kui see ei ole niimoodi, et ma ei ole sellega nõus, siis miks minu sees on midagi sellist, mis ei lähe päriselt selle minuga kokku, millele ma ei kirjuta alla. Ma ei tahaks, et sa näeksid seda, mis mu peas toimub. Sest see meie hirm on see, et issand, kui sa näeksid päriselt, milline ma olen, siis ma üldse sulle äkki ei meeldiks. Me kardame, et äkki siis inimestele, aga miks ma siis olen ja mida ma saan teha ja kuidas ma saan seda muuta. Ja kuidas ma saaksin järjest rohkem olla see, kes ma päriselt tunnen, et ma olen. Et minu peas ei käiks, ma ei tea, selline mõte siin vahepeal, intervjuu vahepeal, tahaks ka seal pea otsast ära ammustada, on ju. No seda, et see on ju minu mõte, see on minu vastutus. Jah. Üks küsimus oli veel siin seoses selle Karlova teemaga ikkagi, et sina kui Tallinna ja Pärnu ja Karlova inimene, Tartu Jõhvi ka, mul on isa Jõhvist ju. Vot küsimus oligi see, et kuidas sulle Ida-Virumaa sealt kaugetest kohtadest on tundnud, oled siin ise ka käinud, aga kuidas sulle tundub, et Ida-Virumaa tundub? Kuidas mulle tundub, et Ida-Virumaa tundub? Ma arvan, et see on ajas jällegi hästi palju muutunud. Mingi periood ma käisin rohkem, kuidagi sattusin mingite tööde asjadega Narva ja no Jõhvi ma satun tänu isale ikka aeg-ajalt. Aga ma tean väga paljusid, kes ei jõua mingitesse Eesti punktidesse, vaat minu töö on teistsugune, et ma sõidan Eestit risti läbi igale poole. Et see ei ole mitte niimoodi, et okei, sa näed, ma ei olegi Narvas käinud või ma ei olegi siin Toilas käinud, on ju, elus ühe korra käisin, on ju, et rohkem ei ole käinud. Et mõni inimene ei ole, ma ei tea, kuskil mujal käinud, ei ole Valgas käinud, ei ole, ma ei tea, mingites väiksemates kultuurimaades käinud, et käige ikka, et käige vaadake ringi, et ongi erinevad kohad. Ja mulle meeldiks, kui ma oleksin siia kanti sattunud siis veel enne, kui oli Narva pommitamine näiteks. Et minu vanaema oli Narvast ja nad põgenesid siis pommitamise ajal. Et ma oleks tahtnud seda aega näha, seda hiilgeaega ja seda et see oleks kihvt olnud. Aga siin on nii palju ütlemata ilusaid ja ägedaid kohti ja ma satun siia ikka, et ikka on kas kutseid esinemisi, koolitusi, et see on, sa küsid nagu umbes et ma ei tea, et mis tunne sul on, ma ei tea, Kuressaares või Kärdlas või Pärnus või Haapsalus või, et igal kohal on kuidagi oma olemine ja energia. Ja minu jaoks isegi, kui sa mõtled, võtame siit Lähi-Euroopast, pealinnad, võtad näiteks Tallinn, võta näiteks Tallinn, võtad Tartu. Nad on erinevad, nad on juba lihtsalt selle oma olemuselt erinevad. Ja Tallinn on minu jaoks on nagu mees.
noh, et kui sa võtad mees ja naise mõttes, et no, mõne jaoks võib ehmatada ära, kui sa ütled sõna energia juba, aga noh, ta on nagu mees ja Tartu on naine. Tartu on naine, on ju. Ja samamoodi sa võid vaadata jälle mingeid teisi linnasid, et Pariis on hästi naine. Ta on kuidagi seda mõnusat voolavust ja kuidagi seda, et need linnadel kõigil on miski oma, millest see tuleb, ma ei tea. Võib-olla samamoodi, et mida me seal teeme, kuidas oleme. Kes me seal on? Mis mälestused on, kes me seal on? Absoluutselt, jah. Ja eks ma ise ka kuidagi meie enda sees, et mul on siin hea ja siin on ilusaid ja vägevaid kohti, kus mulle ikka on meeldinud käia. Üks tore seiklus oli ülikooli alguses, päris esimene aasta, kui me olime näitlejaõppes Lembit Petersoni kursus Eesti Humanitaarinstituudis, siis pidi toimuma, mõtlesime kursusega, ma võtan vastutuse, nagu oleks ma ka mõelnud, mina tegelikult ei mõelnud, mina olin see, kes ei pidanud minema, aga taheti teha, et teeme ühe matka Valastele. Ei olnud mina elus matkamas käinud ja mina ütlesin kohe, et ei, mitte mina. Ja lõppeks oli siis nii, et tervest kursusest läksid 2 inimest. Mina ja siis see poiss, kes oli hakanud seda organiseerima. Ta oli eelmine õhtu minu käest küsinud, et kas mul telki on. Muidugi mul ei olnud, aga ma olin kuidagi, et ma mäleta, kuidas see siis oli, et mul oli see telgi present nagu oli. See oli veel see vana telgi present, mitte need, mis praegu uued, need kuplid lööd lahti on ju, aga minu sõbra sai täpselt aru, et ilmselt on see kuppel, mis on ühes... Ei, mul oli lihtsalt kuidagi see mingi narts, et võta see kaasa. Mul polnud riidedki, korraga mul oli mingid ühed tossud, aga need ei olnud ka matkamiseks ja see oli selline seiklus, et me kõigepealt hakkasime matkama ja tulid meeletu vihmasadu. See sügisel kuskil, õnneks nagu väga külm ei olnud, aga tead, pika peale hakkab, kui sul mitte ükski asi vett ei pea. Ja tema oli selline matkasell, selline looduse inimene. Mina ei olnud sellel hetkel üldse, et nagu, ma olen küll heas füüsilises vormis, aga et miks on vaja siin vihma käes kõndida. Ja siis me kõndisime kuni sinna kuskilt maalt siis sinna Valaste joa juurde. Ja vahepeal oli muidugi minu kursavend aru saanud, me veel ei tundnud keegi teine teist, meil oli kursuseni algus. Ja siis ta oli siit ühe sõbra, kes oli siin kuskil Kohtla-Järve kandis, et oli ajanud välja, et oli, ühesõnaga, ta oli aru saada, et mul ei ole ikkagi normaalne telk ega midagi. Ja siis oli see platvorm, oli seal see vaateplatvorm. Ja palusid sõbralt Kalevil tuua pakkekile ja jätta see meile sinna platvormile. Me jõudsime sinna platvormile õhtu, juba väga pime. Ma olin täiesti läbimärg, mul oli vappekülmad. Ja siis minu kursavend hakkas panema seda pakkekile niimoodi üle selle platvormi, siis nende käsi puuda niimoodi, et me saaks kuidagi, jah. Sest et meil jala, kuhu sa lähed, on ju. Ja olukord oli halb. Ja siis me läksime sinna selle telgi koti sisse, see oli kuiv, kui ikkagi sinna sai sisse minna ja kursavend oli seda võrra tark tegelikult, et ta kamandas, et võtta sisuliselt riided praktiliselt kõik ära, sest mul oli kohutavalt küll, tal ka ilmselt. Ja siis me mäletame, mis asja ta käis, kas ta käis alt toomas, aga meil oli kõik ekstreem, kas ta käis alt kuskilt vett toomas või ma ei mäleta, ta viskas mulle veel sinna. Ma istusin selles, niimoodi kui ma ise istusin, siis see telk püsis nii palju püsti, kui mina istusin selles kotis. Ja hästi külm, ta viskas mulle käntsu saia ja vorsti latti. Ja siis ma mäletan, ma üritasin oma taskunoaga siis teha neid võileipsust, ma mõtlesin, et ta tuleb varsti tagasi, et nagu süüa. Ja siis ta puges sinna telgi kotti sisse. Ja siis ta vastas, mida sa teed, et palun söö. Et ta oli tegelikult nagu päris hirmun mu pärast ja mõtles, et ta nagu nüüd, ta tundis sellist vastutust, et tapab ära tüdruku, on ju. Ma olin need võileivad seal teinud. Ja siis me kuidagi niimoodi magasime seal väga teineteise kaisus ilma igasuguse romantilikata, kuigi me olime noored inimesed ja meil hiljem ka ei ole olnud, ka igaks juhuks ütlen ära. Aga selles oli midagi... Me oleme pärast oleme veel käinud seal Valastel
ja talvel ka väga ekstreemsetes oludes, samamoodi kui oli see platvorm ja käinud seal ronimas ja laskumas. See kogemus, vaata, kui mingisugused asjad on, inimesed kogevad koos midagi ja teevad midagi koos läbi, see liidab hästi palju. Need raskused liidavad ja tõesti selle poisiga ka, et kui ta seal vahel, ma ei tea, meil ülikooli ajal mingeid asju üle lasi, siis mina andsin talle alati kõik andeks nagu oma hinges, et midagi ei olnud teha, et meil oli siuke teistmoodi side. Aga kuulajatele jah, et üks põnevamaid seiklusi, mida Ida-Virumaal saab ette võtta, on näiteks minna Toila rannast hakata Valaste poole kõndima sealt mööda Pankranniku serva, et täiesti selline tunne on, et sa oled üksikul saarel. Ja. Et see meeletu vaikus ja rahu või kuidagi, mulle meeldib see looduses üksi olemine küll, et ma olen, võiks arvata teistmoodi, aga ma olen selline väga üksik hunt. Mulle meeldib olla kõigest eemal. Sa oled küll üksik hunt, aga sa oled ka nagu natuke hunt kriimsilm. Et ma olen tegelikult ka natuke selline, et mul on nagu mitu kirge, tundub nagu, et sa oled nagu igal pool on ja teed hästi palju asju. Kas sa oled mõnikord tundnud, et võib-olla, mis siis see nagu see, kas peab see nagu üks tee olema või et ma teen nii paljusid asju on ja et hunt kriimsilm, et kas sinna nagu ennast ära ei kaota? Ma teen ainult ühte asja. Kuigi nimetame tutvustas on erinevaid asju. Ja, sest ma teen ühte asja. Mind huvitab inimene. Ja see on see, milles ma püüan kuidagi veel täpsemaks saada ja veel paremini aru saada, mismoodi mina saan paremini ja mismoodi ma teistest saan paremini aru ja kuidas on siin elus toredam olla. Ja sellest samast huvist lähtuvad ükskõik, mis tekste te loete, mida ma olen kirjutanud, mis laulutekste, mis muusikat ma teen, te kuulete sealt selle välja. Selle sama huvi, selle sama mõtte, kui ma olen näitlejana, mängin kedagi, mängin sind, siis ma uurin sinu kohta, ma saan sinust paremini aru. Et see on kogu aeg minu jaoks üks. Mitte ükski asi minu tegevustest ei kuku sealt liini pealt välja. See väljendusvorm on lihtsalt erinev. Et vahel on see lihtsalt läbi kirjutamise, vahel läbi muusika, vahel läbi näitlejatöö, vahel läbi koolitust, aga see on kõik, on ikkagi see üks. Suures plaanis on see läbi lillede? Jah. Aga kuidas sa selle vaimsuse või sellise nagu inimesest arusaamise, iseendast arusaamise juurde nagu, kas sa mäletad mingid hetke, et need mingis vanus võib-olla sa jõudsid nagu rohkem nüüd sinna? See teiseneb, see on niimoodi vist päris öelda, et nüüd jõudsid rohkem. Et on mingid asjad, mis meil elus lükkavad, võib-olla rohkem, need on enamasti sellised traumaatilised sündmused võib-olla meie elus, mis sunnivad rohkem vaatama iseendasse ja seda elu hindama kuidagi mingi teise pilguga. See on see, mis enamasti mõjutab ja millal see kellelgi elus juhtub. Et mõnel on nii, et saab kuidagi väga kaua niimoodi hästi kergelt elus läbi ja minul lihtsalt juhtus ja praegu ma võiks öelda hästi. Et ma olin hästi noor, kui juhtusid minu jaoks hästi keerulised ja elumuutvad olukorrad, millega ma ei tulnud toime. Sellepärast, et ma ei osanud, keegi ei olnud õpetanud ja keegi meid ei õpeta tulema toime leinaga või mingite väga, mismoodi inimese psühholoogia toimib, palju ma saan üldse ennast juhtida või ma olen lihtsalt kõige, ma ei tea, lükata, tõmmata, kuidas teised minuga käituvad võib-olla või mis elu mul ette toob ja lihtsalt mul oli nii kohutavalt raske, et ma hakkasin rabelema, oleks võinud ka alla anda. Aga ma näen seda, et vahel tuleb inimestel kuidagi see taipamine tuleb järsku keskeas või vahel tuleb veel hiljem, on ju, et kellel millal, võib-olla ei tulegi ja see on ka okei. Et lihtsalt minul on läinud niimoodi. Ja see, mis mind huvitas, oligi see, et kas saab kuidagi paremini. Kas saab nii, et ei ole äng ja vaev ja õudus. Et äkki saab kuidagi teistmoodi. Ja
ja ei ole nii, et ma olen ainult mingit ühte asja uurinud või ainult ütleme psühholoogia sotspedagoogika õppest võtnud sealt mingeid teadmisi, sealt on ka midagi, kui ma ülikoolis, kõigepealt ma läksin õppima siis psühholoogiat ja siis alles näitleõppesse, et see on nagu kombinatsioon, ma vaatan, mis minu meelest töötab, et mis praktikas töötab, et nendest tarkadest lausetest peas ja faktidest, jah, on tore küll, aga mis see päriselt aitab, mis see päriselt mind aitab ja ma tean, et sealt, kus ma olen kasvanud, ma olen hästi palju arendanud enda loogilist mõtlemist, mul on hästi tugev matemaatiline pool, et mul on vaja aru saada, miks see töötab ja kuidas see töötab ja kui ma selle läbi proovin, et kas tulevad need praktiliselt nagu need tulemused ka, et mul ei ole aidanud see, ütleme, väga raskes hetkes, kui oled, et mõtle, et kõik on hästi, vaata päikest, siis tahaks, ma ei tea, lüüa kedagi. Mida ma mõtlen hästi, kui siin on halvasti, on ju, et aga et mis on siis need sammud, mis aitavad ja see mind paelub. Ja ta läheb kuidagi nagu peenekoelisemaks edasi, et nüüd öelda tead, et võib-olla sinna keskkooli lõppu, ülikooli algusesse jääb see nagu kõige suurem murranguline hetk minu jaoks. Aga need arengud ei ole nii kiired, et need võtavad aega, et ma mõne asjaga iseenda sees või maailmast arusaamisega, mõne väikse jubinaga ma tegelen võib-olla aasta, võib-olla mitu aastat. Et võib-olla mõni saab kiiremini, ma ei tea. Et mul läheb aega. Ja et see saaks minu osaks. Mõni ei tegele üldse. Ja just, aga jah, mulle tunduks see raiskamisena, sest et ma saan aru, tead, Kaisa, ma suren ära ühel hetkel. Ja ma ei tea, millal see on. Ma ei tea, kas on täna, homme või see on 20 aasta pärast või 30, ma ei tea. Aga ma tean, et see tuleb. Ma hästi selgelt tean, et see tuleb. Ja mulle tundub, et inimesed unustavad selle ära. Et me tegelikult ei tea, palju meil aega on. Ja ma tahaks seda aega kasutada maksimaalselt selleks, et siis nii-öelda, et mitte lasta seda aega nagu käest ära või et nautida seda elu, saada aru just, et iseennast teistest, et kui maailmas, kus on nii palju probleeme, et ma ei oleks probleem. Ma olen seda ütlust kuulnud sinu suust, see on väga hea ütlus. Ma ei oska teistmoodi öelda, lihtsalt, et nagu minu see on minu vastutus või mina tajun seda vastutust. Et ma mõtlen, kui me kõik niimoodi saaks aru ja püüaks teha niimoodi, et mina ei ole probleem. Elu lill, mõtle, maailm oleks hoopis teistsugune koht, on ju. Aga ma arvan, et see ja et mitte üldse siin, ma ei ole targutada ja ma ei taha targutada, aga ma arvan, et see on see lihtsalt, et kuidas me oleme kasvanud või mis info meil on või kui teadlikud me oleme või kuidas meid õpetatakse, et meid õpetatakse kasutama seda arutlevat mõistust ja me oleme matast tugevad ja me oskame üle mõelda, me oleme mõistuse teinud kohe nii teravaks, ta on nagu üks terav sükene, vaat kui ma käin kalas, mul on sükest head fileerimisnuhat, et sa tahad, et fileerimisnuga oleks terav. Muidu nüsi ja sa ei saa seda fileed korralikult tehtud. Sa tahad, et ta on terav. Et me tahame, et meie mõistus on ka terav. Et kui ma vaatan sellele sudokule peale, siis ma suudan selle ruttu ära lahendada. Ma tahan, et ma olen tark. Ma tahan, ja me olemegi hästi ja nüüd treeninud ja kooli ajal ka treenitakse, et meil on, mõistus on hästi terav. Ja nüüd on meeldi, kui ma annaksin nüüd oma selle kõige parema fileerimisnoa, ma annaksin mingi 2-aastase lapse kätte. Siis ta võib viga teha endale. Ta võib teha, sest see on tõsiselt, need on teravad noad. Ta läheb kuskilt, ta teeb katki ennast. Ja võt nüüd piltlikult öeldes mulle tundub, et tihtilugu oleme meie sellised, et meid ei ole õpetatud, aga meil on antud nüüd see terav mõistus ja nüüd see terav nuga ja me teeme ise endale liiga. Korruse teoreemid on peas, aga see, kuidas inimlik olla. Absoluutselt, et me ei oska see terav mõistus mitte ei teeni meid, vaid töötab meie vastu. Ehk siis me oleme ise enda takistajad ja see mõistus töötab väga tihti meie kahjuks. Kuidas üks tavaline inimene võiks äkki aru saada, kellel on siuke probleem, et ta on
iseenda mõtete ohver või et ei oska stopp õigel ajal öelda või et saab aru, et kuidagi nüüd see mõte mõjutas näiteks minu tujusid või kuidagi. Kuidas üks tavaline inimene võiks jõuda sinna, et kellel on niisugune mure? Tegelikult üks selline tavapärane kuidagi asi, mis inimestel on ja mida isegi võib-olla ei tea, et neil on. Ma arvan, et punkt 1 on aru saada, et midagi on pahasti. No kõigepealt peab olema halvasti. Me ei hakka arenema läbi lillede ja tra-ula-la. Et meil on vaja, et midagi juhtub. Või ühesõnaga, et sa saad aru. Ühesõnaga, et sa saad aru, et mul ei ole hea olla. Mul ei ole hea olla ja see on see nii-öelda see subjektiivne tunne sinu enda sees. Et sa tunned, et kui vanasti öelda, et prooviks selle elu ka nüüd õhtusse või selle päeva õhtusse veeretada, on ju. Et kui sul ongi sellised päevad, mis sa püüad lihtsalt kuidagi ära olla, nii ei ole hästi. Aga kellegi jaoks on selle inimeseks võtta võib-olla, noh. Ja juba ongi normaalsus ja ongi juba, ja siis ta ei pruugigi aru saada ja siis me muutusest ei saa rääkida. Ma ütlengi, et punkt 1 on see, et sa saad aru, et mulle ei meeldi. Midagi on, mis mul on raske, mul ei ole hea olla. Mul ei ole hea olla. Ja kui sa sellest juba aru saad, see on juba suur asi. Ja nüüd siis minna siit, et kus hakata otsima lahendust, kus on lahendus. Et mitte hästi lihtne, ja see on hästi lihtne tee, on olla ohver. Mina olen kõige selle ohver, selle, et mu vanemad käitusid nii, nagu nad käitusid, et ma ei tea, kõige ohver, minu tööandja on mulle halb, töökaaslased on halvad, ühesõnaga ma olen pidevalt ohver. Ma olen oma elukaaslase ohver, kõige ohver, õudsed lapsed, mis mul on, nad käituvad halvasti, on ju. Et see ohvri positsioon, seal ei tule muudatust. Seal ei tule, ja see on hästi mugav viis nagu enda kaitseks võtta. Hästi kulunud lause, aga sellest on vaja kogemuslikult aru saada. Mina saan muuta seda, kuidas mina tunnen enda sees. Mina saan muuta seda, milline on minu elu. Minul teiste üle kontrolli ei ole, aga mina saan seda muuta. Ja sellest on vaja kogemuslikult aru saada ja kas või hakata tegema. Ja mis iganes see pisikene samm on, me oleme nii erinevas kohas iseendaga, et me ei saa öelda, võt tee seda, on ju, ja siis on kõik parem. Et see on nii individuaalne. Aga millestki pihta. Proovi. Kui sa ei proovi, sa ei saagi teada. Ja usu mind, sa hakkad seda tee otsa minema, tekivad uued sammud, järgmine asi, et mul on pidevalt midagi näiteks, millega ma iseenda juures tegelen või mida ma jälgin. Ja see viib jälle edasi. Ja siis mingi aeg see ammendab ennast ja ma saan aru, et ma olen sellest aru saanud või see on minusse integreerunud või ma kuidagi elan juba seda. Et mitte lihtsalt tarkusena peas, vaid et see ongi minu sees. Et näiteks õudselt tihti on öelda, näiteks lause on ju, ela hetkes, naudi hetke. Aga võta kätte, hakka proovima. Hakka nautima. Ei, hakka proovima olla hetkes. Jah, alustame sellest. Hetkes olek. Ja võib-olla algusest ta ei tule välja, võib-olla ta käib nagu niimoodi hooti, korraks sul õnnestub. Ja siis jälle korraks õnnestub. Aga proovi seda järjest rohkem juurutada. Et sa lihtsalt paneks tähele, ma olen jälle siin. Ja nüüd ma olen jälle siin. Et sa tood ennast, ma toon ennast siia tagasi. Ja tegele sellega kohe mõnda aega, võta pool aastat, võta aasta, vaata, jälgi. Ja see lõpuks saab sulle normaalsuseks. Mitte lihtsalt see, et see on mingi tark lause kusagil. Või on see midagi muud, on ju. Et üks asi on küll see, et me oleme laokil hästi palju. Mõte on tulevikus minevikus igal pool mujal, aga me ei ole siin. Et too ennast praegu siia. Me ei mõtlema, et mis nautimisest me räägime, kui ma oska hetkeski olla. No, et kõigepealt tuleb õppida hetkes olla ja siis sa pole nautima hakata. Kui sa mõtled selle peale, et mõni ütleb, et ma ei tea siis imed või et midagi toredat juhtub selluseks, meie kõige elus on mingeid toredaid asju juhtunud, on ju. Niimoodi nagu juhtuvad, nagu need raskemad asjad juhtuvad toredad asjad ka. Mul üks õdedest minu arust, kui ma nüüd õigesti mäletan, kinkis mulle mõned aastad tagasi käevõru, mille peale oli kirjutatud, et kas oli umbes niimoodi, et imed sünnivad olevikus või? Ma seedisin seda tükk aega, enne kui see päriselt minus nagu settis. Selleks, et märgata,
meil võib juhtuda siin ja meil juhtub kõigil, et üks näeb, teine ei näe. Sest see teine, kes ei märka, tal on 1000 muud mõtet, oota, ta peab juba autoga jooksma sinna, aga siin praegu juhtusime. Siin praegu oli see hetk. Ja selleks pidid sa olema kohal, et seda märgata. Selleks, et ma ei tea, mingi hästi lihtsalt. Selleks, et armuda sellesse maailma kõige ägedamasse mees, pead sa olema silm lahti märkama kõigepealt seda, et ta jalutas praegu sulle siin, ma ei tea, poes vastu. Saad aru? Sa pead olema praegu siin. Et imed juhtuvad praegu siin, olevikus, siin selles hetkes. Ja peab hetkes olema. Ja just, et mõni ütleb, et oi Inga, ja sinul juhtub ja sinul tulevad need märgid ja sinul ei, Kõigil ma näen kõrvalt, kuidas teised, aga ma näen ka seda, kuidas ta on nagu silmaklappidega, sellepärast, et tal ei ole aega seda märgata, sest ta tegeleb oma traumade, muredega, oma mõtetega, ta tegeleb iseendaga nii palju. Ja siis ta ei näegi. Ja sellest on kahju. Et küll oleks tore, kui me saaks need takistavad kihid kõik ära ja me päriselt märkaks neid ilusaid, ma ei tea, kandvaid hetkende ümber, mis teevadki elu toredaks. Ma olen hästi seda meelt, et põrgu ja taevas ei ole seal kusagil kaugel pärast surma, vaid see on siin samas. Et see sama elu siin saab olla nii üks kui teine. Ise valid. Ja see on meie enda teha. Ja siis nüüd võite mõelda, et kas ma olen nagu selles suunas liikunud, et ma päriselt tunneks, et jaa, ongi. Et ma tegelikult see kõik on võimalik. Või siis ma leian, üks hädaorg, üks õudus ja vilets. Aga rääkides sellest vinguvast ohvri, sellisest, ma ei tea, mentaliteedist olemisest, me rääkisime, et manifesteerimisest, et sellesse sa väga ei usu või usud omamoodi, on ju? Usun. Yeah. Aga lihtsalt ma just ütlengi, et võib olla see, et must saadakse valesti aru, kui ma ütlen, et jah, ma usun küll. Aga kas sa usud sitamagneti energiasse? See on see, et üks sitt juhtub, siis juhtub kohe teine, siis ma juba vingun ja siis tulebki see vingumine. Muide, kui inimene ise usub, et ta tõmbab neid asju ligi, siis ma usun küll, et tõmbabki. Samamoodi, kui sina näiteks ütled, et sul ei ole aega, siis ma usun, et sul ei olegi. Või tähendab, siis sul ei olegi. Sellepärast, et kui sa seda, see ongi juba sinu väljas sees või see on see, mida sa ise usud, mida sa ligi tõmbad, see ongi see, mis sa oled. Et ma olen näinud selliseid inimesi, kes tõmbavadki jamasid ligi. Sa võid, Ma arvan, et teevad seda nagu, nad võib-olla ise ei usugi, et on olemas siuke asi nagu sitamagnetienergia. Neil lihtsalt juhtub ja hakkabki juhtuma. Jaa, aga see on muudetav, kui sa ise juba saad aru, et oota, vist ei ole hästi, sa võid ju proovida, ma ei tahaks, mina küll ei taha proovida. Saab teistmoodi olla. Sa saad vaadata, kuidas näiteks, kes sa praegu kuulad, ma ei tea, kas sa kuulad hommikul või õhtul, kui sa hommikul kuulad, siis mõtled näiteks tänane päev on see, kus lihtsalt täiesti erilisel kombel, mingil põhjusel, mingil täiesti seletamatul põhjusel, tulevad mingid seosed, asjad, inimesed, asjad juhtuvad nagu jube ägedalt ja kõik juhtub sinu kasuks. Kõik õnnestub. Et isegi mingid asjad, mis järsku sa vaatad, et see ei läinud nii, kas see on kuidagi kasulik, et sa saad aru, et sa järsku näed, et vau. Ja kui sa oled nüüd õhtul, siis mõtled, ma tead, tee järgmine päev, proovi jälgida. Ja usu mind, nii ongi. Usu mind, nii ongi. Ma ei soovita, aga ma garanteerin teile, kui te võtate selle päeva hommikul, kus asjad lähevad, mulle meeldivad mõned niisugused vägevamad sõnad ka, aga ma praegu annan endale aru, et igaks juhuks ei kasuta siin, kus asjad lähevad nii, nagu nad minema ei peaks. Sinna sammusesse. Et täna on see päev ja juba hommikul hakkab valesti minema. Ja võtta, ma ei soovita, aga kui sa võtad selle hoiaku, siis lähevadki. Aga see on see punase auto jutt ju. See on punase auto jutt, see täpselt nii ongi ja see on treenimise küsimus. Et paneks tähele, mitu asja mul täna sinna samusse läheb ja siis hakkab järjest minema. Et usu mind ja läheb ja hakkavad järjest rohkem minema. Et see on treeningu küsimus, see on asi, mida saab ise enda juures muuta ise. Et kui ma tulen praegu siia
see sama teekond praegu või tänane päev saab olla täiesti kohutav, täis ebaõnnestumisi, täis asju, mis on halvasti, või ta saab olla appi, kui äge päev, kui toredad asjad, kui tore, et ma sellist elu saan elada. Ja need on need samad asjad. Ise valid, millest usud. Ja see on ka see, mis nurgalt ja kuidas sa vaatad. See sama asi, mis sinu jaoks saab olla täielik õudus, saab minu jaoks olla vau. Kui lahe. No, mõne jaoks, ma ei tea, näiteks sõit juba ainuüksi Tartust nüüd ütlema, tulin siia Jõhvi, on ju, et kus me salvestame, see võiks olla õudne. Ma sõidan ju pärast tagasi ka, no see ei ole, see on ju kokkuvõttes see nagu päris suur osa päevast. Isver, kui mõnus see aeg on. Päriselt mõnus. Ja kuna mul on sõite palju, siis ma ei saaks teistmoodi. No see tapaks mu ära. Ma ei jaksaks niimoodi, see oleks ju õudne, see oleks nii kurnav. Ma mõtlesin, see on minu aeg, see on päriselt minu aeg. Ja see ei ole võib-olla kogu aeg, ma tõesti, ma ei mäleta nüüd nagu tagasi, aga see tõenäoliselt ei ole kogu aeg nii olnud. Aga ma olen sellest see on nagu minu spa. Sellest teinud oma aja? Päriselt, ma tean täpselt, mul on 2-3 podcasti ja ajas on muutunud ja nüüd on üks täpselt, mis on mul praegu poole peal. Ma tean, ma sõidan tagasi, ma saan seda edasi kuulata. Ma kuulan neid inimesi, kes on minu jaoks huvitavad, kes mõtlevad natuke teistmoodi kui mina, aga väga sarnases suunas. Ehk siis mul saavad tekkida mingid uued seosed. Et ma hästi valin, millega ma ennast täidan. Ma ei kuule mingit suvalist mussi, mille sõnum võib-olla ei ole see, mida ma tahan endasse praegu sisse istutada. On ju. Et ma hästi jälgin, mis on see sõnum, mida ma endasse võtan. On ju. Või sõidan vaikuses. Saan mõelda selle kuriteo üle. Et kuidas sellega nüüd on. On ju. Et see on minu aeg. Ja mul auto, mul auto läheb ise käima. Mul oli esimene auto, oli see Kull 05. Sellega kunagi ei teadnud, kas palju sa seda toore klappi pidid tõstma või ei pidanud välja tõmbama, siis mul läks ta lõpuks käima niimoodi 2 juhtmega kapoti alt. Nii osavat tüdruk olin. A ise jaksasin osta krooni ja ajal 5000 krooni maksin. Ja siis jaksasin sukse osta, mul oli kõrvaliste, oli lamavas asendis, see enam püsti ei seisnud. See on kõik siuke ligadi-logadi, aga sõitis, kütust võttis täpselt nii palju, kui sisse panid, kõik võttis ära. Kogu aeg, metsik kütuseröövel. Ja see sõitis, tal oli niimoodi, et ta oli nagu pool see roolivõime, et sa jõuga ikkagi nagu keerasid. Et see ei olnud niisama. Praegu tead sa, see rool, mul on nii lihtne, mul on juba need süsteemid, vaata, kus sa paned vajutad ja siis hoiab ise seal rea vahel. Täiesti ulme, täiesti ulme. No. Aga sellepärast sa saadki ennast selles spaas tunda. Ja siis me saame teha peatuseid, mõtle igal pool, no ütleme, mingi vahe tagant on sul jälle see mingi tanklakett, kus sul on kõik asjad olemas. Mõtle aegu tagasi, kus ei olnud, kus pidid seal õudses kuumas autos istuma, kus ei olnud konditsioneeri ja vanematega kuskile sõitma ja kus midagi sa ei saanud vahepeal tee peal, et lähme võtame mingi ampsu. Päris sul oli, midagi ei olnud. Istusid vanema, tegi võib-olla võileivad kaasa, siis olid juhid seda termosest oma kisselli ja ikka oli elu lill. Jah, ma praegu mõtlesin, et need võileivad, mis tehti kuskile metsa minnes Marjole kaasa, need parimad võileivad praemunaga. Aga sul olid praemunaga, mina mäletan jälle, minu meelest olid need randa tehtud, vanema tegi Pärnu randa, tegi siis neid niimoodi, et oli sai või juust ja siis tomat ja siis kõik oli niimoodi sulanud plötsaseks ja soe ja appi kui ja natuke väike liivatera veel seal hulgas ja rannast rääkides muidugi mina ju väiksena arvasin, et ongi, et naised käivad rannas, sest no me käisime Pärnus naiste rannas. Ja kus mehed käisid siis? Ei, no ma arvasin, et mehed ei käigi, sest miks nad käivad seal? Ja nii naljakas, kui see ka ei ole, ma saan aru, et see on veider, aga kuna see on minu kasvu ajal nii olnud, siis mul on siiamaani raske aru saada, mida need mehed seal rannas teeb, miks nad seal on. Mida asja, mine teeb tööd ja siis päevitad. Mida sa pikutad seal, et kuidagi ma saan aru, et see on veider, aga tõesti, sest et siis olid seal naised Pärnu rannas, kui mõni mees sattus seal, mõni turist sattus ära, eksima, siis loobiti ikka nende tomatite ja sellepärast need tomatid seal vahel olidki. Ja seal need olidki praktilisel eesmärk. Aga üks teema veel, millest tänapäeval väga palju räägitakse, on ärevus. Yeah. Et
on sul mingeid nõuandeid, et kuidas üldse aru saada, et mul üldse on ärevus, mõni ei saagi võib-olla aru, et sa oled ka öelnud sellised laused, võib-olla seletad seda natukene, et mis see tähendab, et ärevus on nakkav, oled öelnud? Väga huvitav. Oleneb jälle kontekstist, on ju. Aga ma kohe mõtlen, mis ja on jah nakkav. Väga paljudel, vaata, kui inimene on, kes ei oska ennast hästi juhtida, siis me laseme teistest mõjutada ennast hästi palju, et sa ei oska ennast kaitsta. Ja siis sa võtad üle küll ja. Et kui teine on sellise väga äreva fooniga, sa võid mõelda, praegu nüüd korraks. Ma võin ju mõelda isegi mina, et ma oskan ennast ühesõnaga tegelikult eemaldada, see on, mis ma praegu oskan teha. Et kui sa oled väga pikka aega kellegi sellisega ühes ruumis lähestiku koos, see jätab jälle, isegi siis, kui mina suudan jääda rahulikuks, olla tasakaalus, see jätab ikkagi juba sa tunned, sa ei taha seal olla? Ta jätab ikkagi jälle, et sul ei ole hea olla. Ja aga mida selle ärevusega teha? Kus me kõigepealt siis märkame on see, et uni on paigast ära, et tõenäoliselt ei puhka välja või ärkad öösiti, on ju. Ja seda, mida ma soovitaks, üks asi, ja jälle, mida me saame hästi praktiliselt teha, vähendada negatiivse info hulka. Ja seda saab teha praktiliselt. Uudised, ükskõik millised, kas nad tulevad sul televiisorist kella 5, 7, 9 ja nii edasi. Ajalehtedest need on negatiivsed valdavalt. Nad peavadki olema negatiivsed, sellepärast, et meie ajule meeldib see palju rohkem kui positiivne. Ja see on tarbimise seisukorrast, meil lihtsalt, inimene on rumal ja siis tarbibki seda. Iseasi, kas sul on vaja teada täpselt, mis toimub teisel pool maakera või kusagil mujal või kes seal ennast õhku lasi ja mis paha asju see tegi ja mida tegi see kole mees seal Lasnamäel ja kas seda on vaja? Kas sinu tegevuste juures, kui sa just ei tegele, ma ei tea, mingi karistusõigusega või niimoodi või äkki sul on see spetsiifika, et sa peadki kursis olema, aga kas sul on vaja? Ja kui palju? Et kui sa praegu mõtled, see on see, et hommikul mina üle tüki aja, nüüd see oli mõni aeg tagasi, mõtlesin, mis siis saab olla. Et vanasti oli küll see, et panen hommikul selle teleka käima ja siis seal tulevad need toredad hommikusaated, kus on uudised ja asjad. Ma ehmatasin ära päriselt, sest ma olen olnud nüüd, ma olen vähendanud seda uudiste hulka sealt maalt, kui algas Ukrainas sõda, ikkagi praktiliselt 90% ei saanud vähemaks. Ehk siis, kui tuleb raadiost uudis, ma keeran kinni. Telekas ma ei vaata. Aga mis uudis tuli? Et, ja ei, see oli hommik ja siis tulidki see uudis, ühesõnaga midagi kogu aeg on halvasti. Ühesõnaga, kõik on nii halvasti ja nüüd jällegi oli üle aega, ühesõnaga kõige suurem droonirünnak, aga ma juba ütlesin ka, Toomasega just rääkisin mingi aeg sellest, et ma ütlesin, et kui ma näen neid pealkiri, aga sa ikka näen neid pealkirju, kusakilt ikka jäävad silma, isegi siis, kui sa praktiliselt ei tarbi uudiseid, sa ikka satud nägema. Ja ma näen kogu aeg, et jälle kõige suurem rünnak. Et kuidas see võimalik on? Et kogu aeg on kõige suurem? Jah, sest mina näen nagu ainult seda, ja kuna ma sealt edasi ei vaata. Ma olen empaatiline, naised on empaatilisemad, kui keegi on endas arendanud ka veel seda, siis selle sõja lõikes sain mina teha seda, mis ma tegin, ja olen oma käigud teinud, millest on kasu. Sellest, et ma ennast segaseks mõtlen, muretsen. Ei ole kasu ei mulle, ei minu lastele, nendele, kes on minu lähedal. See ei aita kaasa minu töös, mitte ühes käses. Minust ei ole niimoodi kasu. Nii et ma olen vähendanud seda hästi palju ja seda saab teha teadlikult lihtsalt vähemaks ja püüa leida midagi asemele. Mis on see, mis on sinu jaoks oluline? Midagi. Et näiteks selle asemel, et ma kuulan selle uudiste plokki, selle asemel kuula muusikat. Kuulan, ma ei tea, või kuulan, küll oleks tore, kui inimene leiaks aega mediteerimiseks, see võib olla mõne jaoks veel natukene kaugesem võib-olla, aga kuula siis mõnda väga head podcasti või mõnda väga toredat inimest, kes sulle meeldib näiteks. Ükskõik, kas ta on eestlane, välismaalane, keegi, et kuula teda näiteks. Täida, nii nagu sa
noh, toidu mõttes, ega me ka ju alati ei mõtle, et mis need kasulikud asjad on, mis me sisse sööme, aga info mõttes ka. Et mis see on, mis ma sisse söön? Mis on need tabletid nii-öelda, mis ma endale sisse võtan, et kui need ikkagi on halvad, et võib-olla siis ma ei tarbiks neid. See on see, mis mina saan teha. Ma saan lihtsalt jälgida, kas minu näpp läheb sinna selle või oot. Ja hakkad vaikselt proovima, natuke vähemaks. Võib-olla kuhu mõte läheb jälgida? No see oli see minu teekonna päris algus. See oli tegelikult minu teekonna päris algus, kus mina arvasin, et ei saa paremaks. Ja minu peas olid valdavalt pahad mõtted, negatiivsed, rasked, ka fantaasiad, et mis võib veel halvasti juhtuda ja ikkagi see ajukeemia oli paigast ära. Ja kui sa juba, suur asi on märgata, et millega mu pea tegeleb ja öelda endale stopp, ma mõtlesin endale, mul ei olnud mitte ühtegi mingit teooriat taga, ega ma ei olnud millelegi ei tuginenud, ma olin nii noor ka, ma lihtsalt mõtlesin punase risti silme ette, mõtlesin, ei, stopp ja lükkasin oma mõtted mälestustes mõne hea asja juurde, midagi toredat, midagi head, sest et mitte fantaasiasse, vaid mälestustesse, sest see on päriselt olnud asi, et see on mingi ankur, mida tugevdada ja tuletada meelde neid häid asju. Samamoodi kipub see aju minema, näed, vaata, siis läks halvasti ja see läks see on nõiaring. Kuigi me ise püüame, vaata, kogu aeg jõuda sinna parema endani ja parema tänaseni ja kuidagi rohkem hetkes olla ja jälgida oma mõtteid ja mitte ole võib-olla nii palju ekraanides ja uudiseid jälgida, et kuidagi, kuidas tundub, miks me oleme ühiskonnas kuidagi jõudnud sinna, et inimesed lubavad endale seesama need arvamused, mida me ennem rääkisime, kuidagi sellist ülbust ja arrogantsi ja teiste ees kellelegi halvasti ütlemist ja kuidagi inimlikkus on ära kadunud. Mis ühiskonnas on juhtunud? Ma räägin just nagu Eesti inimestest täna. Me lähme pendliga kuskile mingisse ühte äärmusesse. Sealt ära ka saab tagasi tulla. Jah, ma arvan, et ma ei ole lootusetu, minu meelest on samavõrra neid, kes saavad aru, et see ei ole see tee ja see ei ole see suund. Ja ma ei taha, et minu lähiringkond selline on. Kõige parem on mitte sellele energiat anda. Mitte anda sellele, tähelepanu on energia. Mina olen vaigistanud, pannud, ma ei näe osasid väga lugupeetud ja toredaid inimesi, kolleege nii teatri, muusikamaailmas. Ma ei näegi näiteks sotsmaid ja kuigi me oleme sõbrad, ma olen pandud, et vaigista, ma ei näe. Ma ei näe, mida ta postitab. See on su valik. Absoluutselt. Ja tema valik on jälle, tema teeb oma asja läbi ja oma rada ja ei ole mina siin see hinnanguandja, et las tema teeb seda, mis tema teeb. Mina saan vastutada ainult iseenda eest. Ja kui seal kusagil on siuke käib, no mina püüan jälle teistmoodi siis tasakaaluks. Ma arvan, et tasakaaluks on vaja meid rohkem, kes mitte ei hakka räuskama ja siis näpuga näitama, näed, kui valesti sa seal tead. No mis sa ikka katkise inimese peale seal karjud, mis sest kasu on. Et tal on tarvis niimoodi see läbi teha võib-olla siis, aga tihtilugu on tegu juba sellises eas inimestega, et ma arvan, kuigi inimene on arenemisvõimeline elu lõpuni, siis ma arvan, et nad ei muutu. Ma arvan, et seal vahel võivad olla ka alkoholiprobleemid seal taga on ju ja et no siis ei muutu. Aga siis mul ei ole mõtet sellega tegeleda. Siis mul ei ole mõtet oma energiat sinna panna. Saada veel üks probleem juurde. Absoluutselt, et las nad olla. Kas raha tuleb raskelt? No ja, kui keegi niimoodi usub, siis jah. Ja. Et ega see on samamoodi. Oleks see, et oleks kõik vastused olemas. Ma tegelikult ei tea, miks või kuidas see nii on. Ma tegelikult ei tea. Ja kuidas päriselt on? Aga ma tean seda, et nii kui ma tunnen, et appi, nii raske ja nüüd, siis nii ongi. Ja järjest lähevad asjad hullemaks. See on minu enda elukogemus. Et võite enda elu pealt vaadata, kuidas teile tundub. Ja siis mingi, võib-olla mõtlete näiteks tagasi näiteks selle aja peale, vaata, kus me tavaliselt oleme tõstetumas energias on näiteks siis, kui
no siis peab küll kaugasse aega minema, aga noh, et kui armud ja oled nagu uhohoo, tead, oled noor ja siukene hästi armunud ja kõik. Ja järsku kõik läheb. Mingid tööasjad tuleb, mingid ägedad asjad juhtuvad, onju. Et kõik nagu tuleb, nagu Murphy, nagu kus ta nüüd kõik nüüd korraga, onju. Seepärast, et sa ise oled selles kohas. Rahast tuleb ära armuda. No ma ei tea. Kene vaata selline, siis äkki hakkab tulema. Ja, absoluutselt, ja ma arvan, et see on jah, see raha teema on nagu selles mõttes, see on põnev teema ja et meil on kodudest paljuski ikkagi tuleb kaasa see puuduse muster. Et ei ole ikkagi piisavalt ja vaesemehe mentaliteet natuke. No, aga see nii on, sest on olnud sõda ja sõjajärgne aeg ja meie emad ja vanaemad on lihtsalt kuidagi pidanud hakkama saama, on ju, aga saab see muudatus tulema. Juba näen, et näiteks minu lastel on juba teistmoodi juba kergem. Et see krõks tuleb iseenda, lihtsalt aru saada, et mis mustrites me elame või kus me oleme need üle võtnud. Kuidas sina ennast laed ja energiat kogud? Kas su tass on alati täis? Teisiti ei saa olla. Või täis on täis? Ikka nii, et on üle ääre. Ma ei saa teistmoodi, või tähendab, kui ma märkan, et see läheb nii, et see tass ei ole täis, siis ma teen hästi kiired mingid korrigeeringud. Ja mida ma siis teen, on see, et tegelikult ma tõmbun eemal, ma lähen maale ära, omal maakoju, ma olen looduses, ma olen jõe ääres, ma olen metsas ja ma olen üksi hästi palju. Et siis ma tõmbun eemale. Et ma arvan, et see on kõige tervislikum enda laadimise viis on olla looduses. Me oleme looduse üks osa. Linnas võib see meelest ära minna. Et see on kõige parem viis ja ma püüan teistest eemalduda selles mõttes, et sellel hetkel, kui ma ei ole ise heas kohas, siis võib lihtsalt, võib mõjuda teistele halvasti, ma ei taha. Miks? Ma tundub, et vahepeal, et see üksi olemine on ka selline asi, et kas kõik inimesed üldse oskavad üksi olla, naudivad seda aega iseendaga, et mõnikord, kui ma mõnele inimesele olen, et ma olen üksi kinno või spaases üksi, mis mõttes? Nad nagu ei saa aru, et issand, see on parim seltskond. Jaa, mõte, et jah, et kui me kardame ise endaga olla, et miks siis teised peaks tahtma meiega koos olla. See on hea küsimus, mida endalt küsida võib-olla, aga mina arvasin mõnda aega, et mõtle kui hea, et need, kes elavad täitsa üksinda ja lapsi pole ega mis midagi on ju, et mõtle, kui palju need saavad üksi olla. Ei pruugi. Siis need tihtilugu täidavad oma aja, kas käib televiisor või käiakse külas või mingi müra käib kogu aeg. Mulle meeldib see täitsa üksi see, et ma ei kuula, ma ei vaatagi midagi, lisaks mingit infot ei tule sisse, ma lihtsalt olen iseendaga. Ja ma ei tunne ennast üksildaselt. Ei, absoluutselt. Mul on endaga alati huvitav. Kas sul on kuulajatele veel lõpetuseks võib-olla öelda selline, sa ennem ka ütlesid, et tegelikult võib-olla ei usu sellisesse ilusatesse lausetesse, aga ikkagi võib-olla midagi on, mis sind saadab, kas või see sama sõnum, et mis tegelikult ma panin neile ka ise kirja selle, et me ei saa elus seda, mida me tahame, me saame seda, kes me oleme. Või ma panin selle kirja eile. Ja siis sa ütlesid seda, et kas sul on veel mõni siuke lause võib-olla, et mis sind saadab? Ja millele mõelda, et kas või see sama? Ma kuidagi näen seda järgnevust, et öeldes mingi lause, siis võetakse see lause maandub selle inimese peas. Ja siis on kroonika. Ja ma tahaks, et see lause maanduks selle inimese kogemuses või et see lause ei jääks pähe või et ei jääks lauseks. Et ta võib-olla natuke seediks seda lauset. Lasta elul endas elada. Mitte roolida. Kogu aeg ei lähe alati asjad nii, ma tahan, siit peab minema nii ja see peab olema nii ja laps peab olema nii ja ei. Lase juhtuda, lase olla, kui sa mõtled väiksena, vaata, kui läksime õue mängima, kunagi ei teadnud, mis päev võis tuua. Kõik oli äge. Kui tuli järsku läks nii ja mõni tuli õue, mõni tulnud, mingid seiklused tulid. Võt sellist sama. Seda avatud pilkut, ma ei tea,
et kui ma lähen praegu siit ära, ma tegelikult ei tea, mis saama hakkab. Ja see on põnev. Võib-olla ma kohtun kellegagi, võib-olla midagi juhtub, mingi asi, mis teine ütleks, et näed, see asi läks halvasti või midagi läks katki näiteks. See on nii põnev. Kuhu see elu viib? Et nagu jälgida natukene, et lasta juhtuda sellel elul ja vaadata, kui äge nii on. Et saaks imesid märgata. Absoluutselt. Et olla kohal ja minu jaoks on maru toredad need hetked järjest enam, kui mingi asi ei lähe nii, nagu ma olen mõelnud või plaaninud. Hoopis teistmoodi. Siis ma teen silmad juba hästi suureks ja ennast hästi avaraks, et aru saada, nii, miks see nii on? Mis pidi juhtuma? Miks see pidi juhtuma? Et miks ma pidin, ma ei tea, näiteks tee peale jääma või miks, nagu, mis nüüd tuleb? Et miks elu tegi nii? Sest ei ole juhuseid. Need asjad on lihtsalt, et kas me oskame märgata, mis siit nüüd tuli, et laske elul endas elada ja kuidagi usaldage. See on hästi suur julgus usaldada seda elu. On hästi hirmus koht, sest et vahel mõtlen, mida ma usaldan, ma peaks ikka käega katsutavas proovida, harjutada seda usaldust iseenda sees. Usaldus on armastus, need on seotud, nii et usaldage elu. Aitäh sulle, oli väga põnev vestlus, ma loodan, et iga kuulaja leiab ka siit mõtteid, et võib-olla enda sisse vaadata ja mõista seda neid, kes su ümber on ja iseennast ja võib-olla vaadata natuke teise piluga elu ja asju. Teha silmad lahti. Aitäh teile! Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!